Algselt oli meil plaanis maailma meistrivõistlused tavakulturismiks. Aga siis see nagu formuleeris selleks, et me vaatasime, et meil tulid nende järgnevate aastatega, mis 2006. tulid edasi, 2007-2008, kui siis hakkas ka tulema Eesti klassikalistel kulturistidel rahvusvahelisel tasemel tulemusi, siis me vaatasime, et see klassikalise kulturismi see formaat, see sobib just meile, et kulturismis ei oleks paraku praktiliselt peale enda ja võib-olla Taavi seal on väga kedagi nagu lavale saatagi, ütleme sinna seisma, et sest kulturismi tase paratamatult maailmas on nagu natukese teine. Yes. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing, cause at the end. Klassikalise kulturismi puhul ongi see, et kõigepealt ära määratletud võistlejate pikkus ja seeläbi on samamoodi antud need lisakilogrammid, millest rohkem siis võistleja ei tohi kaaluda. Nii et tegelikkuses ja põhiline piirang sellisel juhul ongi see, et lihasmassi ei saa olla liiga palju, vastasel juhul see võistleja ei mahu sinna pikkuskategooriasse sisse. Ära hoia, et raske see peab seda. Kannad kokku vastused. 68 või üle. Seina on mehelega vastake taga. Seda kellegi seina. Kohal on natuke. Pane seina. On kannatas. 87. 87. Eestis ma võin üle 75 olla. 75. Muidu ma peaks alla 75, siis ma peaks alla 79 kaadrit. Nii, kuidas seadus ütleb sinu? Ei, see ei loe. Kui sa oled 168 kaasa arvatud, siis on pikkus miinus 100, sa võid olla 68,0 kilo. Kui sa oled selles vahemikus, sinu tegelik pikkus on vahemikus, mõõdetakse 168,4 mm. Jah, tähendab, nii et sul on ülekaalu on praegu 1,7 kilo. 69. 1,7 kilo. 30 minuti pärast saad uuesti kaaluda, aga sa ei võta maha 1,7 kilo, sa võid võtta maha 300-400 grammi, seda on olnud. Sellepärast ei, mitte see küsimus ei ole grupis, küsimus on lihtsalt isegi kui kategooriad oleks ainult üks, absoluut, siis ikkagi igale ühele mõõdetakse vastavalt sellele eeskirjale pikkust. Ma lasin ennast lõdvaks sinna. Ei no, hea küll, kui sa oled ka 0,4, kui sa ütleme mõõdad, eks ole, siit 0,4 juurde saad 168,4 või 0,5, siis jääb sul 1,2 kilo maha võtta, 1,2 kilo sa ka ei võtta maha 3. Siis juba järgmises grupis ei ole, kui sa oled juba üle. Kui on 1 millimeeter üle, siis peaks järgmises grupis. Siis oled järgmises grupis, siis saaks kohe 2 kilo. Väga õige, mõistas, niimoodi, jah, siis sa oled üle ka, ja, siis sa saad omal 2 kilo kohe. Seda ma olingi arvestanud.
kuulutasin 168,4 ennast. No klassikalises kulturismis, kus siis see pikkus on ka nii-öelda üks mõõtmisfaktor, siis kindlasti tihti nagu tekitab ka segadus selle mõõteprotseduuri läbiviimine ja selge, et on ka vastavalt siis sellele, kus siis mõõdetakse, põhimõtteliselt sentimeeter on ikka sentimeeter, aga nende pikkuse mõõtmistega on tihti tõsist jama, sest nagu ma ütlengi, et võistleja vaatamata sellele, et ta peab pikkusega sisse mahtuma, ta peab arvestama ka sellega, et juhul, kui teda mõõdetakse nüüd sentimeetri lühemaks või pikemaks, siis vastasel juhul ta kaotab praktiliselt 1 kilogrammi automaatselt ka jälle oma keha kaalust. Nii et see kindlasti muudab, ütleme, selle kaalumisprotseduuri klassikalises kulturismis selgelt nagu, ütleme siis nii, stressi tekitavamaks. Ja selle jaoks tegelikult on rahvusvaheline alaliit teinud ka sellised võistlejapassid, kus siis võistleja, kui näiteks ütleme kas või Tallinna võistlusel, kui sa said selle võistlejapassi ja näiteks sulle mõõdeti selline pikkus, mis sinu arvates ongi adekvaatne sinu pikkus, mitte et sind ei mõõdetud näiteks lühemaks, eks ole. Sest üldjuhul pikemaks või vastasel juhul pikemaks, eks ole, näiteks, sest tihti, kes on piiri peal, näiteks Taavi Koovik ka, kes on seal võib-olla 1,79,5 kuni 1,80,2 m, eks ole, tema saab nagu vaadata, kus pool ta tahab üldse võistelda, kus tal on võib-olla kasulikum võistelda. Et sellisel juhul, kui sa saad enda jaoks sellise sobiliku mõõte tulemuse, on võimalik siis panna see sportlase passi ja sellisel juhul on sul 5 aastaks garanteeritud see pikkus. See tähendab seda, et sa ei pea iga kord minema uuesti sellele mõõtmisprotseduurile ja sa ei pea nagu selle pärast muretsema, et huvitav, palju mind täna mõõdetakse ja vastavalt sellele, et siis ma pean olema kas siis vähem või rohkem kaalus, eks ole. 79,5, siis saab olema selles pikkuses sul võib olla pluss. Ei tegelikult kuradi, kas tal on pass, Viis aastat pidi kehtima. 80,1. Üks asi, mis on nagu looduslikult paika pandud ja mis on otseselt seotud gravitatsiooniseadusega, siis inimene, kui ta hommikul ärkab ja ennast enda pikkust mõõdab, siis ta tavajuhul üldjuhul on 2–3 sentimeetrit pikem, kui ta on õhtul. Nii et siin tekivad väiksed käärid, tavaliselt on kaalumine õhtul. Kus ta praegu tuleb välja? Kus ta praegu mõistab? 79,5, ta on alla 180. Teist välja, ei ole. Ma ajan selle pool senti välja ka. Ei, sa ajad. Ma ei tee selle kuradi 15 võlku. Ei, sa ei tee, ma ütlengi, et Mine ripu natuke, mõõda muues. See ei ole küsimus. Ei ripu, tegelikult ausalt. Hommikul ma olen 81 korda. Selle sama mõõda küll mõõda. Ei ju. Hommikul kindlasti oled. Inimene pikki aeg. See on see selja probleem. Nii kui ma püsti tõusen, nii palju. sul vajub ära, jah. Aga ripu veits. Äkki paned rippu ja me võtame jalgest kinni. Jaa, ei, Ripuna, kuule, ripu pool tundi on aega. Näha kohe, kui siin naissirikad, kes ei ole. Käeliigutus olema pehme, ei saa, Kremmi ei saa panna peale nagu tead, mingisugust kivi tõstaks. Aga naist? Siritada mina. Minu nimi ja olen selle kaugi aja täna õhtul teie kõigi saatvaid koos tavalise sportlastega. Ma katsun võimalikult vähe rääkida ja lasta sportlastel enda, et
kõneleda. Did you happen to catch it? Did it happen so fast? Or what you thought would always last has passed you by? Is everything speeding up? Or am I slowing down? I'm just spinning around and I don't know why. All the pieces don't fit. Thought I really didn't give a shit. I never wanted to be like you. Before I aspire, I'm really a liar. And I'm running out of things I can do. I'd like to stay, but every day, everything pushes me farther away. If you could show, help me to know, where did it go? Klassikalise kulturismi maailmameistrivõistlustel on siis kaks ala või kaks põhiala on siis klassikaline kulturism. Nagu te veendusite, on meil väärilist materjali sinna panna, kui nii tohib öelda. Tasub tulla omasid vaatama. Tasub tulla, peab tulema, mitte ei tasu, aga peab tulema kaasa elama. Põhimõtteliselt kõik need, kes MM-ile pääsesid, olid näha absoluudi valimised, praktiliselt kõik, 6 nendest kindlasti. Klassikalise kulturismi maailmameistrivõistlused sattusid kultuuripealinna programmi. See sai teoks läbi juhuse, millest tuleb vaadata aastasse 2006 tagasi, kus siis tol ajal 2005. aastal teadupärast ma kandideerisin Tallinna linnavolikogusse ja mitte küll väga edukalt, peab tunnistama, aga tõenäoliselt mingisuguse kontaktid või mingid asjad jäid sinna maha ja ühtäkki Kaia Jeppinen, kes oli tol ajal abilinnapea, kutsus mind ühele koosolekule, kus siis teadmata ka täpselt, mis seal arutama üldse hakatakse. Võtsin selle kutse vastu ja läksin kohale nii-öelda. Vaadates, millised teised spordikorufeed sinna kohale oli kutsutud, alates purjetamise olümpiaõpedatest, Tõnistetest ja Erki Noolest ja Jaak Salumetsast ja nii edasi. Et alguses võtsin sellise kuulaja rolli endale ja nagu selgus koha peal, et hakati arutama just, et millised oleksid sellised kultuuripealinna valimisprogrammi. Ja eks seal siis kõik mehed hakkasidki panema oma mõtteid kirja, mida keegi võiks teha, et selgelt purjetajad pakkusid selle üle lahe regatti, Nool pakkus välja seal, ütleme, juunioride kergejõustiku Euroopa meistrivõistlusi. Mina ei olnud ka kehv poiss, ma ütlesin, et teeme siis kulturismi maailma meistrivõistlused, et mis seal ikka. Natuke aega läks sellest koosolekust mööda, ma sain aru, et see protokolliti ja mingi aeg siis potsatas meile juba selline selgem kontseptsioon ehk siis nendest tegevustest ja üritustest, mida siis Tallinn plaanib teha kultuuripealinna raames ja spordi all ära toodud, et korraldatakse kulturismi maailma meistrivõistlused. 1 kilo.
Ma sõitsid selle mehega, teeme kuulses pead. Mis tegi mu pead? One moment, sorry. Step off. Okay. Juha. 170 kuni 175, aga pikkus oli 173,5. Et oleme ausad, tegelikult ma olen 176 m. No vaata, ma olen nendest meestest vaatanud. Kusjuures homme võistluspäeval ma ei ole laval üldsegi oma kati kõige pikem mees. Kokku on klassikalises kulturismis tänapäeval 5 pikkuskategooriat, need on siis kuni 168 cm, kuni 171, kuni 175, kuni 180 ja üle 1,80 m. Ja alustati alguses 5-6 aastat tagasi, oli üks pikkuskategooria, aga lihtsalt kuna võistlejaid on tulnud kogu aeg juurde, siis on ka kategooriad juurde tehtud, nii et 5 kategoorias ja meil olid siis võistlustulles Eesti koondises oli kuni 168 cm kategoorias oli meil 2 võistlejat, oli Rain Kuusnõmm ja Meelis Susi. Kuni 171 oli Raigo Kuusnõmm, kuni 1,75 m Imre Pähi, kuni 1,80 m Martti Taru ja Taavi Koovit ja pikemas kategoorias oli meil 2 võistlejat, samuti Jana Krückenberg ja Indrek Viska. Tähendab, asi on nii, seda on enne olnud. We don't have Brazil sign. I asked from Rafael that we skip Brazil sign. Daamid ja härrad, siit nad tulevad. Maailmameistrivõistlustel ja maailma karikavõistlustel 2011. aastal Tallinnas osalevad järgmised riigid, järgmised sportlased ja ametlikud esindajad. Alustagem. Austraalia, Aserbaidžaan, Bulgaaria, Kanada, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Jordaania, Korea, Läti, Leedu, Moldova, Maroko, Norra, Poola, Rumeenia, Venemaa, Serbia,
Sloveenia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Hispaania, Rootsi, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik ehk Suurbritannia. Ja kuna võistlejaid on nii palju, ma saan rahulikult selle putkaga siit eest ära veereda. Ja loomulikult korraldajamaa Eesti. Ja nagu te näete, kõik võistlustel osalejad riigid on teie ees. Tervitame sportlasi! Warm welcome to all countries, to all competitors!
place, Raigo Kuusnõmm, Estonia. Maailmameistrivõistluste 5. aastal 2011. 5th place in World Championship. And the world champion is Konstantin Paskalev from Bulgaria. World champion in classic bodybuilding up to 171 centimeters in 2011 in Estonia in Tallinn. 5th place, Imre Vähi, Estonia. Maailmameistrivõistluste 5. koht, Imre Vähi, Eesti. And first place, gold medal goes to Korea, Kim Young-soo. Juba 1997. aastast kulturismi Aasia meister. 14 aastat tagasi, nüüd esimest korda klassikalise kulturismi tippvõistlusel ja maailmameistritiitel. 3rd place goes to South Africa. Artemis Nikolopoulos. Lõuna-Aafrikasse ja selle viib Eestist ära Artemis Nikolopoulos. 2 meest on jäänud tahalavale seisma, üks neist on Saksamaalt ja teine on Eestist, kes peab selle tagumise liini peale jääma seisma kauemaks. Hõbemedal, 2nd place goes to Germany. Murat Demir. Saksamaale Murat Demir. 2011. aasta klassikalise kulturismi maailmameister kategoorias kuni 180 centimeetrit. Taavi Koovi! World champion in 2011, Estonia, Taavi Koovi. Medal goes to Estonia. Kolmekordne Euroopa meister on nüüd maailmameister. Läheb Eestile Janar Rückenberg. Teine koht, hõbemedal, silver medal, 2nd place. Ersin Adakli, Turkey. And world champion is Jerzy Pisulski, Poland. Champion in year 2010, last year, and keep the same position in this year. World champion from Poland, Jerzy Pisulski. Maailmameister nii eelmisel aastal kui ka käesoleval aastal, Jerzy Pisulski. Ja palun tõusta Poola
riigihümni kuulamiseks. Number 62, Konstantin Paskalev from Bulgaria. Number 81, Dmitry Sud from Korea. Number 100, Oleg Stanian, and 122, Sergei Diskulski from Latvia. Yes, let's go. Let's go. Let's go. Parimatest parim võitjate hulgas number 62 Konstantin Paskalev, Bulgaaria. Overall champion from Bulgaria, Konstantin Paskalev. Klassikalise kulturismi absoluudi võitja on teie ees. Ta on bulgaarlane Konstantin Paskalev. Eile ma olin ikka väga halb, aga võtsin enda teha andis ja lihtpäine. Nagu ma eile ütlesin, et 17-18% tõenäoliselt ma finaali saan ja et ma võitsin meil ühte meest, see tuli ainult boonusena. Vabakava läks muidugi ajal, vabakavaga ma natukene, aga noh, selles suhtes mina ainukesena vist teadsin, et vabakava on nagu nii bullshit kui üldse olla saab. Aga rõõmsalt tegin edasi ja sain hakkama. Tänu kultuuripealinnale ja eelkõige siis meil avanes võimalus kasutada ka ohtralt vabatahtlikke. Meil oli vabatahtlikke kuskil 46 inimest. Tänu nendele paljust sai ka ellu viiduks üritus, sest väga tänulikud olid need sportlased ja riikide esindajad, kes avastasid, et neile tulid äkki saatsid need igalt poole, et nad ei jäetud üksid, et see oli väga selline positiivne. Siin nädal aega tagasi ma käisin Tallinna kultuuripealinna peakontoris ja meie projektijuht, kes ütles otse välja, et tema ei uskunud, et see asi niivõrd toredasti välja kukub ja et nimetas seda asja great success, et ta soovitab ka seda sama programmi edaspidi järgmistele kultuuripealinnadele. Tegelikult ma tegin selle mingisuguse otsuse ju loobumise kohta juba ka peale Euroopa meistrivõistlusi, et nüüd aitab. Ja siis oli ka teada see, et ilmselt see MM tuleb Eestis. Tol hetkel see väsimus nii vaimne kui füüsiline ja see rahulolu oli selline, et see MM siin Tallinnas ei olnud piisav motivaator. Selleks läks mõni aeg aega, mõned kuud. Ma hakkasin mõtlema sellega väga tõsisemalt, et tegelikult on see minu ja kõigi teiste sportlaste, Eesti sportlaste elu võimalus. Siis samamoodi kõik kordus, et ärme Fred, et mis sa arvad, prooviks veel öelda. Noh, muidugi, Fred on ju sööke, muidugi, millest kõik, davai teeme. Noh, nii on, aga noh, nii rasket ja hooaega, pole mul elus olnud, et kõik see kohati tundus ikka totaalselt vastu tuult jooksma. Et jah, väga hea. Aga lõpp on selline, kui lõpp on ilus, siis ei tundu see asi nii hullult. Ma käisin üks päev saates
seal hommikutelevisioonis. Ja noh, ilma minu teadmata nad olid kuskilt saanud niisuguse videoklipi, mis on siin kunagi võetud. See hooaeg, kus see videoklipp on tehtud, oli mulle äärmiselt edukas, ma võitsin kõik võistlused, kaasa arvatud Otti, eks. Nii EM-id, Eesti karikad kui Balti mõtsid ja Eesti karika absoluutne siis kulturismis, eks, rääkimata klassikast. Ja see klipp oli seal ja ma vaatasin ja mul tekkis selline tunne, et kas ma olen tõesti nii heas vormis kunagi olnud. See ütleb kõik, et noh, ma tunnen, et minu jaoks on asi ühel pool, jah. Ja teine asi on see, et ma tundsin tegelikult juba EM-il, et viimane kord, kui ma 1,5 aastat tagasi võistlesin, et aeg hakkab otsa saada. Selgeid väsimusmärkimine. Et see on üldse ime, et ma selle võistluse nüüd ära pääsin. Ma teadsin, et ma üheks pauguks olen võimeline. Küsimus oli nüüd ajastamiseks, eks. Ajastamine, mõtlesin, et treeneri olulisus. Et kui see ajastamine nagu õnnestub 100%, siis oli see reaalne, jah. Nii ta läks. Teeme niimoodi, ma lepin kokku pildistada, et teeme 1, 2, 3 ja Berliini. Kõik ütlevad, jah, proovime korra. 1, 2, 3, Berliini.